ja Kreeka hakkab tulema ikka keskelt ja Mavrias ääre peale, kukepall läheb juurde. Mavrias tahab ise teha hirmsasti ja läheb teele ohtlikult ja tuli ära ja nii lihtsalt see käiski. Senderdus tuleb ja esimene värav on olemas. Georgios Katidis, meeskonna kapten, keda otsiti siin nurgalöökide ajal, keda otsiti peapallidega, tuleb poole ja lõpu eel ja lööb esimese Kreeka kasuks ära. 1-0 asub Kreeka Eesti vastu juhtima. Kukepall seal korra libastus ja jäi seljaga sinna olukorda, kus vasak äärekaitse tuli ka toetama rünnakut ja tuli suht täpne tsenderdus ja Katidis nagu nii-öelda teise lainena tuleb, ajastab seda tsenderdust nii hästi, et seal on keskkaitselt raske teda markeerida ja vasakkaitselt tuleb see tsenderdus, jah. Vaatame veel, Stifalidis ja üksinda pikk ei olnud oma mehe juures ja ääre pealt Katidis tuleb ja tal ei olnud enam keeruline. Siin Mavrias. No näha on, Kukepall siin libastub ja kaotab korraks olukorra üle kontrolli, et jah, Katidis võib öelda, et ta siin tuli võib-olla kaitseliini nagu selja tagant natukene startis, et jäi sinna Karol Metsa ja Artur Pika vahele, et väga täpne tsenderdus ja seal on raske kaitsetel. Ja läheb ohtlikuks. Aga Kukepall oli juures, küll aga saadakse tsenderdada. Ja 2-0 on karm reaalsus siin Kadrioru staadionil. 55 minut ja 2-0 tuleb tabloole ja tekkis just kui ei millestki see olukord. Kuka ja jälle siit nii-öelda meie poolt paremast äärest siis suruti ja tipuründaja Diamantakos oli siis välja liikunud kesksoonist ja lasi sellise pehme palli sinna värava ette, kuhu siis Furlanos ilusti liikus ja väga efektne värav, et pehme kaarpall üle Kurniku ja 2-0 on tõsiasi. Vaatame uuesti. Ja kui lihtsalt sai tegelikult löögile ja kui hästi sai suunata. No siin jällegi selline võib-olla positsiooni valik ka Kurnikult, et küll ajastus ja löök oli täpne, aga jõud sellest puudus, et kiire jalgade tööga ja parema positsiooni valikuga väravat ei olnud kõige halvem lahendus ründaja puhul, et usaldas ikka oma tugevat jalga, aga jah, täpselt keskele kahjuks see löök. Ja nüüd suluseisu ei ole ja kas on 3-0 ja kahjuks on 3-0. Dimitras Diamantakos lööb kolmanda värava Kreeka meeskonna kasuks ja nüüd on tablool sellised numbrid, nagu olid ka Portugali mängu lõppedes, ehk siis Eesti meeskond on 0-3 lõpuks jällegi kaotusseisus ja see on karm reaalsus, mis täna siin on. Väike peataolek kaitseliinis ja Karol Metsa tsooni jäi nagu korra vabaks ja Ingermann nagu tõstis käed, vaatas, et suluseis, aga Diamantakos jätkas kindlalt ja lõpetas väga efektiivselt ja Karol Mets liikus välja ja Artur Pikk kattis kahjuks selle suluseisu ära hetkel ja 3-0. Jah, Kurnik tuleb küll vastu, aga sellest ei ole kasu, ei jõua juurde Ingermann ega Pikk ning kui publiku arvuks täna öeldi üle 3000, 3300, siis loodetavasti viimaseks mänguks Hispaania vastu tuleb Lillekülla jällegi 5-6000 vaatajat kindlasti. Mavrias saab veel lüüa, aga Kurnik omal kohal ja selle löögi püüab. No publiku koha pealt võib ka seda ütelda, et kui mängijad väljaku peal jooksevad ja rabelevad ja mingis mõttes annavad endast nagu kõik ja ei õnnestu, siis võib öelda, et publik on natuke võlgu mängijatele, et ei antud täna nagu endast kõik. Luigen ja saab minna löögile! Ja tuleb esimene sellel turniiril! Ja Eesti on värava löönud, auvärava! Karl-Erik Luigen ja päris tühjade kätega Eesti siit turniirilt ikkagi ei lahku. Ja Luigen tõestas, et need, kes vara kodupool hakkasid ennast säitima, tegid täna vea, et väga ilus värav ja publik sai ka lõpuks oma tahtmise ja elab hästi kaasa. Täpselt sellel hetkel, kui neljas kohtunik tõstis 2 lisaminutiga tabloo üles, vaatame veel kord. Rättenit hea jätk ja Luigent sai oma vasakuga tulistada, sai korralikult suunata, Capino ei ulata ja pall on väravas. No 2 mänguvõimaluste peale kindlasti Eesti teenitud see 1 värav, võib öelda isegi, et oleks
teeninud isegi 2 väravat, kui vaadata, kui hästi vastased realiseerinud on, et nii et veel kord, et siin ei ole häbeneda midagi, et publikul tuleb toetada omasi lõpuni. Nüüd tuleb ka vaadata, et endale 4. ei tuleks, mis kahjuks on tõsiasi. Siin poolaja lõppu eel olime suures entusiasmis kõik Karl-Erik Luigendi värava üle ja siis saab Eesti ise 4. värava sisse, nii et no Kreeka näitab selles mõttes klassi, et ei tohi jääda loorberitele puhkama ja naudima seda rõõmuhetket. Kohe anti mõista, et kes tahab olla rohkem peremees siin väljakul täna. Küsimus, kui palju sekundeid veel jäänud on, tõenäoliselt mitte palju, kui üldse. Metsa saab veel tahapoole mängida ja Karol Mets. Ja suluseis ei olnud, täpselt liikus palliga koos sisse. Midagi pole öelda, aga see oli klassiga värav.